mida te siin toodate? No, konkreetselt siin on plastmassi tseh ja me toodame survevaru plastmassdetaile. Ja aegade jooksul oleme tootnud nagu elektrilüliteid, pistikupesad, mis meie oma toodang on olnud, nende detaile ja nüüd on järjest juurde lisandunud üsna palju tooteid ja ka ettevõtteid, kellele me toodame. Saaremaal Omanile ja siis neid tellijaid on veel. Need kuulsad lillepotid näiteks, need tehakse siin, mis on... Ise kasvatavad? Ja neid võib pärast näha ka, aga need plastmassdetailid ja need on kõik siin tehtud. Ja see toodangu nomenklatuur on ikka väga suur, ma arvan, et kuskil 500-600 kindlasti. Mis me teeme siin ruumus konkreetselt. Aga muidugi siin majas, teistes sehhides on ka teised tooted. Palju neid siis kõik kokku on? Oi jumal, seda ei oska keegi isegi, ma arvan, kas seda ei oska välja pakkuda. 5000 või? Võib küll olla jah, et isegi see number on suur. Et seda arvestust pedada ja ega logistiliselt me oleme teinud algusest peale, kui me tootma hakkasime, meil on läinud eksporti. Oli aeg, kui meil läks 10 aastat vähemalt 100% eksporti. Nüüd on juba Eesti siseturule ka midagi teeme. Aga üldiselt ikkagi üle 90% läheb eksporti. Ja logistiliselt täna juba autod veavad, meil käivad Poola vahet, Poola tehas on ja Riiga, Soome, Taani läheb toodang, Rootsi ja sealt edasi on ju tooted, mis lähevad üle Euroopa. Et see nomenklatuur on jah, neid asja on palju ja on suur. Kuidas see kõik alguse sai? Ega alguse ta sai, Vene aeg lõppes ära ja tuli ju kuidagi leib laual hoida ja siis me saime kontaktid Soomest Strömforsi tehasega. Ja siis hakkasime neile oma peres kodus tasapisi tootma. Ja nii see euroalus läks meil enam-vähem nädalas ja vedasime siit Tallinna ja saatsime ja asi hakkas sealt arenema ja paar aastat tegime ainult oma pereliikmetega. Pojad käisid koolis ja tulid koolist, hakkasid tööle ja laupäeval tegime tööd ja siis hakkasime tasapisi arenema ja ega see raha, mis siis tuli, see sai investeeritud. Ja kui me olime seal Nurstes külas 2-3 aastat töötanud, siis saime siit ostsime väikse ruumi ja sai siia 5 inimest tööle võetud. Ja nüüd on siin 130 inimest tööl ja tööpend on suur ja mitu tuhat ruutmeetrit juba. Et niivest see arenenud on. Kas see on kogu aeg kasvanud? Jah, me oleme kogu aeg kasvanud. Ja võib-olla see ongi, et me oleme perefirma. Ja meil ei ole vajadus nagu tekkinud neid dividende nagu rahana välja võtta, et nüüd üksteise käest ja me oleme püüdnud selle investeerida siia. Ja seda ka tagada tootmist ja anda Hiiumaa inimestele tööd, olgugi, et see iga päevaga muutub keerulisemaks. Nii et kaua see asi kestab, nii et seda on palju keerulisem öelda kui see, et me üle 20 aasta tootnud. Ega maksukoormus ettevõtetele suureneb, see, et me oleme Hiiumaal, see on ju regionaalpoliitiliselt, kulud on palju suuremad kui seda sama toodet toota Tallinnas. Ja siis vedada ja teha ja ta on keeruline, aga me oleme toime tulnud ja inimesed on tööd saanud ja elame ära praegu. Miks just see plastiku tootmine, et teie taust on vist hoopis midagi muud? Jah, eks nüüd tuli kuidagi lahterdada ja Hiiumaal see plasti tootmine on ikka päris plastifirmasid on 5 firmat, kes plasti toodavad.
aga seal on mõned veel pandud sinna plastifirmade nime alla, keda keegi ei oska klassifitseerida ja meie plasti tootmine, ma arvan, et ta kolmandikku ei ole meie mahust. Või ta on ikka vähe. Nii et me ikka teeme juhtmekäidikuid, me teeme elektrimontaažitööd, teeme natukene elektroonikat ja mida iganes. Kui me veel ringi liigume, siis me näeme palju teisi töisi. Nii et see on ja muidu, kui te küsiks, et mis meid nagu alal hoidnud on, siis on võib-olla 2 asja, mis meil on väga valulised, on meie töö kvaliteet ja meie tarne täpsus. Ja sellepärast me omame omad autod, kellega me veame, meie autod sõidavad nagu liinibussid ja on kellaajal meie hankijate juures ja tarnijate juures. Ja teiseks meie töö kvaliteet on niiviisi, et suur Schneider korporatsioon ütles pojale alles hiljaaegu, et te peaksite haigla toodangut tootma, et meie kvaliteet on nii kõrge. Ja eks see meil hoiab leiva lau peal. Hinnaga me ei saa konkureerida, kui Poola tehas teeb meist palju odavamini seda toodet. Nii et siin ongi probleemid, et ega meie Eesti maksukoormus ettevõttel on suur ja teistes kohtades on odavam toota ja suured korporatsioonid, kellele me tööd teeme, nad vaatavad sealt, kus saab odavamini. Kuidas oli siis kooli ajal õhtuti ja laupäevad, pühapäevad kõik tööl olla? Isa sundis või? Ja isa kasutas lapstööjõudu. Aga ei, me nüüd vägisi ka seda ei teinud. Sealt saime omale taskuraha ja selle eest sai sellel ajal 11 ostetud. Soome markades saime, see oli iseenesest teistsugune number kui teine raha. Mis aastal see oli? 91. Jah, 91 oli see. No kas oli mingi unistuste asi, mida siis selle raha eest sai osta? Ma ei mäleta, sedasi ma ei mäleta. Ausalt ei mäleta. Esimesed raadiod ja magnetofonid ja need ikka sai Soomest toodud. Need olid teile küll vajalikud. Aga siis nüüd tänapäeva, et kuidas nende turgude leidmisega on? No eks ta on väga keeruline praeguses seisus midagi, kõvad tööd peab tegema. Suhtlus ja praegused kontaktid ka kindlasti on need, mis viivad nagu koostööni järgmiseni. Et meid juba päris palju soovitatakse. Et ehk siis mõni teine firma soovitab meid, et me oleme, siis tullakse vaatama ja kui koostöö sobib, siis sealt see edasi läheb. Aga selle nimel on järjest ja järjest rohkem vaja tööd teha. No 10 aasta pärast, millises seisus see tootmine tehas teil on? No eks ta peab kuluefektiivsemaks arenema ja sellel suunal me praegu tööd teeme. Et igalt poolt nagu aega kokku hoida ja teine asi, et siis teha nagu kõrgema lisaväärtusega tooteid. Et see on ka meie valik, et eks see toote valik peab mingil määral muutuma. Kui palju teil töötajaid on? Hetkel on 130 töötajat. Ja kuidas te neid motiveerite? Palk on piisav? No ütleme nii, et meil on peaaegu Hiiumaa keskmine palk on meie keskmine palk ka, aga alati inimesed sooviksid rohkem saada. No, me motiveerime erinevate, kuidas ma ütlen, siin koha peal olmetingimuste ja kõikide selliste asjadega ka. Ma ei oska niimoodi ise kohe öeldagi, et võib-olla teised panevad paremini tähele, et mida. Kellega te ennast võrdleksite, kas siin nagu Hiiumaa mastaabis, Eesti mastaabis, maailma mastaabis? No maailmas ma ei oska, me oleme nagu väiksed kärbsed siin, aga Hiiumaal võiks siin mõne ettevõttega täiesti võrrelda, näiteks Tale või
siin on jälle see, et meie tootmise struktuur on hoopis erinev, me teeme väga palju erinevaid asju. Hiiumaal konkreetselt sellist ettevõtet päris ei olegi. Et me oleme nagu, kui me valame plasti, siis peale selle me teeme üldjuhul selle plastiga midagi edasi ja suures osas meie tooted lähevad lõpp-pakendini, et tarbijani välja. Et sellist toodet nagu siit koha pealt väga ma ei oskagi öelda või selliseid tooteid. Te pakite selle toote ära ja siis saadate kuskile. Kas see jõuab siis kuskile letile või läheb see edasi mingisesse tootmisesse? Ta läheb hulgiladudesse ja no osad tooted lähevad küll tootmisse edasi, ehk siis kaabliköidikud lähevad, enamus lähevad kuhugi seadmetesse, mingitesse tööstukitesse, liftidesse, elevaatoritesse, aga pistikupesad, lülitid, need lähevad lõpptootena ikkagi hulgilattu ja sealt kliendile kohe edasi. Aga kui võrrelda nagu mahu poolest, et kuidas, no ikkagi ma tahaks mingit võrdlust. Et nüüd küsin isa käest äkki. No ega see on ikka keeruline, seda absoluutset võrdlust ei ole ju võimalik tegelikult teha, kui on tooted nii erinevad. Ja ega rahaliselt ka, ka kasvum ei ole. Ega IT-firmat näiteks ja tootmisettevõtted ei saa ju võrrelda. Sest on firmad, kes saavad oma toote hinna dikteerida. Aga näiteks meie firma ei saa seda teha, sest kui Euroopas on samalaadsed tehased 15 ja kui teised toodavad odavamini, siis me ei saa toote lõpphinda tõsta. Ja te küsisite ennem ka, et palk, eks ole, muidugi. Aga mis on palk ja millest ta jääb? Me saame oma tootest raha, siis esimene asi tuleb ära maksta riigimaksud. Ja kõige viimaseks jääbki järgi palk. Ja vaadake, Eesti riigis ongi see vaht, et kui riigiapparat suureneb sellise tempoga, kui ta suurenenud on. Te küsisite, et mis on 10 aasta pärast. Mina arvan, et kui sellise tempoga riigiapparat väikses riigis suureneb, siis tootmine on lõppenud ja me oleme Kreekaga ühe koha peal. Seda ei saa, siis ei saa enam eksisteerida. Riigiapparadil peab piir peale tulema ja siis hakkab jäädma ka tööstuses inimestele rohkem palgaraha kätte. Ei ole, et me tõstame aksiisi, me tõstame kõike maksused, nuputame välja, kuidas me ettevõtete käest saaksime raha kätte rohkem, et nende ettevõtete töötajatele jääks vähem palka. See on ju praegu meie riigi eesmärk. Ja see on minu seisukoht, nii et andke andeks, kui ma kedagi riivas. Aga teie, kas siis öelda, ma ei ole just majandusvaldkonnaga eriti palju, et kas siis, kuidas võrreldakse kasumiga võrreldakse või siis ikkagi selle kogu hinnaga või ma ikka veel tahaks võrdlust, et kuidas võrrelda, see ei ole ju saladus vist, eks ole ju, see on täiesti avalik, et ma võin nagu küsida, et tahaks mingit rahanumbrit nagu teada. Ehk siis rahanumbrit, sa mõtled kasumit? No kas kasumit või siis seda, kui palju te müüte või käive jah, et meie ettevõtte käive on 6 miljonit eurot hetkel olnud juba 3 aastat, et suhteliselt stabiilselt selle 6 miljoni ümber me oleme olnud, natukene alla. Ikkagi, kui nüüd võrrelda kellegagi? No ma ei ole nagu selles mõttes teiste firmade neid käibeid nii täpselt vaatanud, aga ma ei oskagi sellepärast öelda seda. Et eks ma jälgin küll oma seda turuseisu, aga analoogselt täpselt samad numbrid ma ei oskagi öelda. Ei, aga nagu rohkem või vähem või kellestki rohkem või kellestki tuntud firmast rohkem või? Ega me oleme ju tegelikult Hiiumaal siiski selle käibe poolest seal üleval pool otsas. Nii et see on ikkagi... Me oleme olnud kõige suurem ja praegu ma ei oska öelda, kas me täiesti oleme, kas Taagoplast on nüüd läinud mööda juba või ei ole läinud mööda, eks ole. Aga teised on kõik vähem. Taagoplastiga oleme ju
nii. Käibe poolest ju olema võrreld. Tülitan natukene. Kui kaua teie siin töötate juba? Töötan, saab 3 aastat täis, aga üldjuhul siin majas on juba 11 aastat oldud tööl. No, kuidas te rahul olete oma tööga? Ta ei ole nii üksluine, saab liikuda, erinevad tööd, kogemused. Täna pakite, ma saan aru. Teine päev, mida teete? Täna on pakkimine, homme näiteks puhkus juba, kerge siuke jaanipäeva puhkus, aga üldjuhul jah, klaasi lõikamised on meil ja pistikuid pakime ja erinevad. Et iga päev on nagu midagi uut, et ei ole kogu aeg üks ja sama. Kuidas see plastitööstus üldse Hiiumaal, milline tema nagu imidž on või kuidas sellesse suhtutakse? Midagi negatiivset nagu küll ei ole, et kõik on nagu pidev positiivne, et ei kurda. Et ma ei oska küll midagi halba öelda. Kuidas ülemustega rahul olete? Ei saa kurta, et päris toredad, ütleme niimoodi, et saame läbi. Kas mingeid hüvesid ka pakutakse? Kuidas? Kas teile mingeid hüvesid ka pakutakse, erilisi? Ei ole kuulnud nagu niimoodi. Võib-olla tõesti, aga ei. Telge, ütelge palun oma nimi ka siia. Teichmann Marina. Alina. Marina. Marina. Teichmann. Teichmann. Ja 2 N-iga. 2 N-iga. Võtnud praegu paberid. Ja kuidas teie ameti nimi on? Tööline, plastitööline, liinitööline, pakkija. Meil on mitu nime. Ja lapsed mitu nime? Võetakse nii. Aitäh.
mida teie siin teete? Lõikan kaableid. Täpsemalt? Lõikangi kaableid täpsemalt. Selles mõttes, et masinaga sisestan kaabli ja panen klemmid ja siis annan käskus, et lõika. Jälgin, et markeeringud oleks õiged. Ja mida see arvuti näitab? Seda, mida ma lõikan, seal on kaabli nagu see, kuidas ma ütlen, mis kaabel on sees, mis otsad on peal, mitu tükki teha tuleb. Ja peab jälgima, et teeks korralikult, et ei teeks praaki. No kui ammu juba töötate siin? Eelmise aasta veebruarist. Mitte väga ammu. Eelmine aasta? Jah. Kuidas töö meeldib? Meeldib väga. Et jah, ma tulin, siis ma olin teistes osakondades ja nüüd siin ma olen eelmise aasta oktoobrist selles osakonnas. Ja kuidas omanikud on? Vahvad, toredad. Et ei kurda. Väga rahul. Nimi ka? Liisi. Liisi Kattel. Kattel. Ja ka ametinimetus? Ma ei tea, kaabli lõikaja ongi vist. Ja. Ajaloo ka eetesse. Miga, käiselt võtate laulu käsil tänase? 7 uudised laupäevale meile koduloodele. Korvi. Ei kisab raadio mikrofoni. No 35 ja. Ahah. Me oleme ikkagi teinud niiviisi, et noh, üks jälle juurde ja jälle juurde. Ja, ei, ma saan aru. Kas on uhke tunne ka siin teha, siis ringi kõndida? Noh, ma ei tea, kas uhke tunne, see võib-olla daamidel on vahel tahavad uhked olla, aga noh, hästi kodune tunne on küll. Mõtleks selle peale. Sest ta on ikkagi, siin on, noh, eks selle tehase rajamisega oleme ikka ausad, eks selle elutöö ka natuke. Ja siis ikka on tore vaadata ja veel toredam vaadata, kui noored jätkavad ja elu edasi läheb. Et selles mõttes on küll võib-olla uhke tunne, et omad pojad jätkavad. Et meie tooted lähevadki sellisena lõpptarbijani, et kui te sellist asja näete, see nii jumal tehtud. Ja. Nimetaks need kuulsad firmad, kuhu siit toodang läheb näiteks? Noh, läheb Schneider korporatsioonile, SKS-ile Soome, Oman on suur firma ja need võib-olla ongi suuremad firmad, aga teised on niisugused väiksemad. Kõige tuntum on milline? Kellel me tähendab sealt edasi kone lihtikaablid me toodame ka, kõik on meie käes ja siis Ponsemetsa traktoritele teeme juhtmeid ja ega me teeme ka haiglaseadmetele ja tähendab see Soome raudteele väga palju turjuhtmeid. Ja noh, mida veel võiks öelda? Ei tule hoobilt jah, võib-olla rohkem päegi, aga need on suuremad. Aga muidu väiksematele ka jah. ABB-le ja mida veel. Kui on sellised suured ja tuntud partnerid, et siis on ka igasuguseid imelikke nõudmisi, mis see kõige absurdsem on? Millised on meie meetmed hulluleha tõve vastu võitlemiseks? See oli kõige absurdsem.
ja siis? Ja meie tegime selle valmis. Kuigi riigil veel seda ei olnud. Ja nad olid rahul? Nemad olid rahul. See on siin tehtud. Eesti innovatsioon. See on selles pakendis ja see on... Üldse see turbapressitud brikett. Ja neid seemned liimid. Ma ei tea, see oli vist piltlikult kirjutatud, aga et nii kaua peab ootama, kuna seal on mingi 190 korterit vist, et siis nagu alla saada hommikul. Saab, aga siis ta, kui on see kiirmoment, siis ta teenendab ja teenendab. Ei, see pole. Ei ole. Siis, ühesõnaga, kirja võib panna iga... Et siin on üks niisugune põneva ajalooga hoone. Jah, siin hoones seal operaatori selja taga, kui ta sinnapoole võtab, on need 2 võrukuubikut kokku pandud ja see sai kiirkorras tehtud ja siin alustas firma MJP Nurst oma tegevust. Sest toarruumi ei olnud ka ju. Sest siia sai väiksed stantsid sisse ja siin siis me tegelikult juba 89. hakkasime natukene tegema, aga 90 siis me juba tegime. Ja kes need siis tantsisid seal? Kes? Lapsed ja kõige rohkem tegi abikaasa muidugi, noored näpud ja... Siin teises firmas tööl, aga õhtuti ja peale tööd ja nädalavahetused kõik me trampisime siin neid, ma ei oskagi öelda, mis asjad. Upoliitinid tuli panna stantside vahele ja ühed lappisid kuskil saukudesse sisse ja siis me närvitsesime siin, kellegil polnud aega ja ei tahtnud ja kus Argo käis meil, kus ta käis, tehnikumis Suure mõisas, siis tema tegi seal toas ja mina kleepisin kaste ja siuke küllaltki suur jama oli, ma ütleks. Kes siis suppi keetis? Ei, supp tuli ikka õigel ajal ära. Meil on seadus, enne 6 peab söödud olema ja siis pärast läks tööks jälle lahti ja siis oli kell see, et vaja magama minna aga ära me tegime ja siis kus need viidi Tallinna algul need kastid ja asjad komplekteeriti siin ja ma ei mäletagi enam kõiki täpselt. Uneaeg jäi väheseks? Seda mul polegi vaja vist. Ma olen nii väikse unega, et 3-4 tundi ja mul siis piisab. Sellest ma ei tundnud puudust. Mati on hästi osanud naist valida. Ja otse loomulikult. Ega sai ka vaadata ja mis kõige hullem on see, et ma valisin saarlase veel naiseks. Et ega midagi teha, aga nüüd me oleme 47 aastat koos elanud ja päris rahul. Tema on sellest väga hea uneg, nii kui peapadja peal on, siis kohe nohin taga ja magab. Ja hommikul oleme enne 7 üleval juba praegu võiks ju magada, eks ole. Ei ole vajadust ilmselt. Ahah. Ja on ka korda. Seal üks suur maja oli. Maja on vähem kui Aruseljal. Aruseljal on Pihla raba ääres on Aruselja küla. Seal oli 14 hoonet. Oli elumaja. Ja kõige viimane oli saun. Nii rivis see on seljandik selline. See on selle Mänd-Iivo tehtud, kes need puuskultuuri hakkas üldse tegema ju. Veel. Ja. Kes teeb ja mis See aed nõuab kõik ju tööd siin nii palju, ma vaatan, kõike kasvab siin lilli ja... Ei, sellega minul ei ole mingit muret. Ilm on. Ma jäin 3 kuud tegin tööd, aga mul käed hakkasid üles ütlema ja mõtlesin, milleks, et mul on... See on nii jäle, aga sigu on meil palju küll üks. Ja nüüd on hundid ka. On mitu kohe? Meil on oma hunt on mere ääres, siin täiesti rannas. Ja kus me läheme, mul on siit randa natukene maad seal, kus me randa läheme, selle tee otsa peal üks hommikul oli ilust. Nüüd alles ja 2 päeva ilme ja naabril murdis 4 lammast ära. Lammas, et see kahju küll, aga lähed lapsega metsa ja kui tuleb hunt sul oma kutsikaga... Ega ta ei ründa. Aga ta võib rünnata ka, kui vaata, ta tunneb, et kui sa tunned, et on kutsikad, muidugi loom ründab. Ära nägin neid küll. Aga ei tea. Ja, aga ma mõnda asja tahaks nagu korrata. Ma tahaks nagu korrata seda kohta, et
tegu on siis ikkagi põlise hiidlasega, ma saan aru. Ja mina olen põline hiidlane ja sündunud, kasvanud siin ainult koolis käinud mandri peal korraks. Ja see siin konkreetselt on minu ema kodu. Isa kodu on kilomeeter eemal. Ja selle ma sain siis nagu päranduseks ja hakkasin teda remontima ja ega sellest esialgsest majast on siin ka ainult 4 seina järgi. Sest see sai tühjaks tehtud ja see 81, kui ma siia elama, siis oli juba esimest korda valmis, pärast sai teda kord veel remonditud, aga nii ta oli ja nii me siin toimetanud olema. Ma saan aru, et siit see sissepääs, kus me tulime, et see on hoopiski, me tulime nagu läbi maja praegu. Jah, see oli koos, see oli rehekoda oli siin vahel, see oli nii mäda, et seda taastada enam ei saanud. Ja esialgne sissekäik oligi siit otsast, oleks nagu siit poolt sisse saanud. Aga see sai siia natukene ikka ringe tehtud kõik need asjad. Ja tugapaadaga paigutus ja ega õue peal ka need hooned. Saun oli oma koha peal, oli seal sama koha peal, aga see on ka uuesti tehtud, täiesti 100% uuesti tehtud. Ja toimetame ja ehitame ja inimene peab, mida ta siis ikka teeb ja oma kodulooma, aga nüüd ta on nii tehtud ja abikaasa toimetab õues ja mitte ainult. Toas tuleb ju ka tegeleda ikka. No, aga kui suurt hoolt see aed siis nõuab? Ei eks ta ikka ju nõuab, kui on ikka kuiv suvi. Eelmine aasta mul oli tervis viletsam ja siis loodus peaks ju kasvatama oma asjad ise, et keegi kusagil ütles. Ei ole vaja kasta, et peab looduses kastma või ise kasvama, kui ikka rohida ja siis ma olen vähendanud, mõtlesin, et see punane peet istuta, rohi, kasta, siis talvel keeda 3 tundi teda poes on riivitud, keedetud peet kõik olemas, milleks? Nüüd mul ei ole ei peeti ka maas, kaalikat, porgandit on, ma ei oska öelda, 1 meeter jagu ja lihtsalt, et toorelt niimoodi värskelt saad. Ja kartulimaa oli meil tohutu enne, nüüd on ainult oma ja siin, ma ei tea, 10 vagu ja rohkem natuke. Aga ikkagi, raimine on see ja siis väeta ja kas see sügis või kevad oli ju nii paha, et kõik tuul räsis ära ja siis ma mõtlesin ka, et löön käega. Ikka peab kastma ju, kui on lill olemas, et ei saa. Aga kodukraam on ikka kodukraam, ikka ökoloogiline, sinna kunstväetist ei pane. Kõik öko praegu, kui sa kuuled ja loed ju, aga kuule, vana inimene ei tahagi enam nii palju üldse asju nüüd, ma ei tea. Lastele anda. Nendel on omal majapidamised ja ega need kartulid nad said vanasti meie käest ja ei porgandid, kui te käivad lapselapsed. Lapselapsed on 23, on kõige suuremad 2 tükki. Üks on nüüd väike 3-ni. Ja üks lapselaps on meil isegi, see saab augustis 2 aastat vanaks. Aga nendel on omad majad ja majapidamised ja oma... Kas kõik on Hiiumaal? Kõik on Hiiumaal. Jah, nad ei ole ükski ära läinud. Enamus on Vermas ka tööl. Kas juba lapselaps ka? Lapselaps oli, aga ta läks ära Tallinna nüüd on. Tema on Tallinnas, üks lapselaps on siis Tallinnas. Aga muidu jah, nad on ikka, lapsed on küll ju. Üks lõpetas nüüd Käina gümnaasium selle 9. klassi, pidi merekooli tahtma minna. Ja siis nii nad siin on. Üks käib Tartus lennuakadeemia või mis ta on, selle õige nimi läheb sõjaväkke suvel. Kuidas on siis saare naine Hiiumaa eluga rahul? Mina olen täitsa rahul ja ma ei ole kunagi nagu sellist igatsust, et ma peaks nüüd Saaremaale, aga ükskord võtta ainult matustel siis Kuressaares üks talvine aeg, siis oli jäätee ja siis ma vaatasin, hakkasime tulema, et hakkas hämaraks, et me peame ära tulema. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks nüüd Saaremaal olla. Mu meelest sealt kõla või see, kus see oli Kuursaalis, oli see peielaud ja sealt hakkasin tulema ja nii ilus ilm oli ja nüüd üks õde tuli minul ka mu järgi siia, ütles, et ei, tema läheks küll Saaremaale, kui saaks või tal ka pere ja asjad, et ei, kus me enam lähme. Aga ma olin ju laps, kui ma Saaremaalt ära tulin. Nojah, peale
8., meil oli 8 klassi, 7 ja 8 oli. Miks nii vara? Ma läksin Õisu tehnikumi kooli ja siis tulingi kohe Hiiumaale tööle, seal tutvusimegi. Seal te tutvusitegi? Seal me tutvusime. Sealt me siia tulime, siis ma ei tahtnud Saaremaale minna, see piimakombinaat oli mu meelest. Ma ei tea, mind ei tõmbanud üldse sinna tagasi, ma olin stipendiaat muidugi ka, aga tegin neile peteka siis, et tulin ära hoopis, polegi läinud tööle. Aga siis te töötasite siin Emmaste piimatööstuses ka koos? Jah. Mis ma olin 13 aastat olin, siis kolisime siia ära, siis mõtlesin, et käisin küll siit ka, palju ma käisin, aasta aega või 2. Siis ma ei viitsi, isegi seda 12 kilomeetrit ei viitsinud enam iga hommik minna. Ise sõidad muidugi autoga, see pole pikk maa, aga siis tulin siia Talesse. Ja siit siis olin ikka firmas ka. Jah, kodus sai tehtud ka. Aga selle piimakombinaadi juhiks saamisega oli selline tore lugu. Mis ta nüüd, tore lugu oli, välk ja pauk pandi, sest väetööstuse kontorhooned põlesid ja 25. jaanuaril ja mina oleks pidanud 1. veebruari tööl tulema. Aga siis tulid minister ja Tallinna piimakombinaadi direktor ja tulid siia ja tuli keegi kohe tööl panna ja ma olin ainukene süüdlane. Ja siis saigi seda juhitud 73. aastani, 65-73, siis nagu läksin Emmaste koloos esimehe asjad, olin ja ehitusega ja siis olin Hiiumaa KEK-i juhatuse esimeheks, et ei läinud, vaid pandi, eks ole, sel ajal. Ja nii kaua kui see sai ära lõpetatud, selle tegevus. Ja siis saigi see oma perefirma loodud, et kuskilt pidi leiva lauale saama. Kust? Jah. Aga ennem ütlesite selle toidu ja selle kohta. Ega ajajärgud on nii palju muutunud, et ma mäletan hästi 60-ndatel, kui see tööl käidud, siis oli Tallinnaga mul palju käimist. Mul oli nii suur portfell, et sinna mahtus 18 pudelit õlut. Aga selle tõin Tallinnast alati oli see toidukaupa täis, sest siit maalt ei olnud osta. Siis ajajärg natukene muutus ja ega me siin samas ehitasin lauda. Lapsed olid väiksed, igal aastal kasvatasid 2 siga, olid lambad, olid jänesed, kalkunid. Nii et liha oli oma kõik oli. Kanad olid, munad, kõik see peetud. Täna enam seda vajadust pole, kõik on kaupluses võimalik osta. Nii et elu on muutunud ikka kardinaalselt selle ajaga. Nii et kas maa linnastub või kudapidi, aga rahvaarvaga, aga ikkagi siit samast külapoest saab selle toidukauba kätte ja käid Kärdlas ja aastad suuremast kauplusest ka. Millisest töökohast lahkumisega oli see pärjalugu seotud? Jah, see oli väetööstusest lahkumisega, aga see on nii vana asi, aga jah, ega sel ajal viidi ju Vennaskalmistul tuli pärg viia ja see pandi külanõukogu poolt või ta oli juba ette jagata nagu asutuste vahel ära, korda mööda tuli viia ja ka väetööstus viis oma pärja, aga see oli vist mõeldud nii, et inimesed pidid oma raha eest selle ostma või tegema, aga mina ostsin ta väetööstusrahade eest ja siis minister kutsus välja, see oli riigi raha täielik raiskamine ja selle peal ma tulin ära väetööstusest. Ma ei töötanud rohkem selles firmas. Aga mis aasta, kui vana te siis olite, kui te seal võitööstuse juhiks saite? 25 aastat. Sest ma olin 24 tegelikult. Kui seda Õisu tehnikumi lõpetasid ju ja kohe siis oli... Tehniline juhataja olin kuu ja siis olin sa olid enne, jah. Jah. Tehniline juhataja. See oli siis direktor, jah? Jah. Siis olid direktor. Jah. Nii see on läinud seal. Aga muidugi jah, ega kõige suurema elukogemuse ma ikkagi sain EKE-süsteemist ja Hiiumaa KEK-i juhatuse esimene tehtud. Võib-olla, et see panigi aluse ka selle oma firma loomisele ja nendele mõtetele, sest EKE-süsteem oli niivõrd edumeelne, et
seal nagu juba mõeldi majanduslikult. Käsumajandus ei toiminud selliselt. Mul on hästi meeles, ma läksin tööle, ma olin mõne päeva tööl ja siis oli Pärnus tervisenädal Pärnu tervises ja juhatajaid nagu oli kutsutud sinna kõik. Õppenädal selline ja tervisenädal. Ja ma ei pannud nimekirja, ei läinud, siis Viivo Tamm helistas, et kuulge Nurs, et kas teil on perekondlikult mingi suur põhjus, et te ei tule sinna. Ma ütlen, ei kuidas, et ma ei tunne veel inimesi siin, kus ma tööl olen. Ei, sellest ei ole mitte midagi, asetäitja on selleks, kes tuleb. Aga te peate olema muu eluga kursis ja teil on vaja tulla, kui teil perekondlikku põhjust ei ole. Ja see oligi inimestesse suhtumine, hakkas sealt. Ja eks neid asju me oleme ka oma firmas teinud ja korraldanud. Kuda praegu ma jäin sellepärast siia, et Edard võtab seda. Nii hästi, ma ei tea, kas vaata tänavast ei olnud ja nii külma või? Kas see mõjus talle ikkagi, et ta on nii külmakartlik? Ja praegu on ohtralt niiskust ka. Nii hästi ta näinud ei ole jah enam. Üldiselt seda kasutatakse maru vähe. See on su tädi. Need on tädi, jah. Ei ole ema isapilti, ei ole. Ja seal tegime ise endast siis ka, et... Ja mul jah, pooleli ja siis igas suus oli nii kõva. Laps oli siin, nüüd ta hakkab juba enam-vähem, ta ei taha meile ilma emmeta, ainult emme ja siis me magasimegi siin. Mis asi? See Jeesus pastas Rio de Janeirole. Mingi lugu kaasas, aga hea küll. Sellel jäi küll lugu ja teistel ei ole niisama. Täielt moodustanud, siis ta on täiesti kollane. Aga nüüd lahti läheb, valgem. Mine siin maitsust sulle mitte mine. Aga see palju väiksem ei ole. Ja nii on sageli on veel niimoodi, et isased kassid on veel eriti väiksed. On juhtu neid, et... Tegi Tartu õlle veel. See Tartu õlu oli ikkagi... Vene ajal oli Tartu õlu. See Vene ajal on nüüd. Ma arvan küll, et see on nii... Andis minule kuradi ordeni. Valge tähe. Ja sellest oli möödas. Ja siis jah, asja mõte ongi see, et näidata midagi positiivset ja silmale ja hingele midagi ilusat näidata rahvale, et mitte alati surkida mingites kollastes uudistes või siis poliitskandalistes.